tere jõudu! Selles väikeses videos näitan teile, kuidas pakkida nõusid klaase, mis on sul köögis. Olen ette valmistanud siia töökoha. Ideaalis võiksid sina samamoodi leida endale ühe laua, näiteks köögilaua, kuhu peale sa tõstad oma pakitavad asjad, pakkepaberi, mida kasutad siis nõudele ümber panemiseks, et nad kastis katki ei lähe, ning pane kuskile kõrgemale kohale kolimiskast, kuhu sisse siis asjad pakid. Kui sa pakkimist alustad, siis kasti põhja poole paki raskemad asjad ja suuremad sellised vaasid ning sellised klaasid õrnemad jätta kasti peale poole, sest muidu rasked asjad muljuvad sinu õrnemad klaasid katki. Ideaalis tegelikult ei maksaks raskeid asju ja selliseid kergemaid õrni asju üldsegi segamini ühte kasti panna. Aga kuna see ideaal ei tule alati välja, siis soovitus on raskemad asjad allapoole panna. Kuigi kui sul on palju neid klaase, siis ära kindlasti raskemaid asju üldse sinna kasti pane, vaid paki ainult need klaasid, õrnad. Niisiis valmistasin ette siia töökoha ja esmalt, mis ma teen, ma vooderdan selle kasti põhja ja siis nurgad paberiga ära. Ma ette pärast näitan sulle siia kasti sisse ka, et siis need nurgad vooderdan põhja just sellepärast ära, et kui peaks mingi kokkupõrge olema ja siis alati need nurgad on esimesed kohad, mis nagu kannatada saavad. Ja kui need nõud on siin nurgas, siis kohe vastu seda nurka, siis on oht, et nad purunevad. Nii, ma vooderdasin nüüd selle kasti põhja niiviisi ära, et siin nurkades ja põhjas on paber, siis jätab sellise puhvri nagu, et kui midagi peaks kokku põrkama selle kastiga, et ei puutuks kokku otseselt kohe nõudega. Nii, asetame kasti siia. Ja nagu ma siis eelnevalt ütlesin, alustame sellistest raskematest ja tugevamatest asjadest. Mina soovitan kindlasti kasutada seda tööpindase tõttu, et kui sa kuskil põranda kohal niimoodi keerad paberisse neid asju, siis pika tööpäeva jooksul võib sul päris mitu asja lihtsalt näppude vahelt maha pudeneda. Aga laua kohal tehes siis neil ei ole kuskile kukkuda. Sellisele suuremale asjale siis panna seda paberit rohkem, mitte keerata seda väga tugevalt siia ümber, vaid niimoodi kohevalt. Siis jätaks jällegi sellise puhkule nagu ümber. Nii, asetame selle esimesena siia kasti. Nii. Järgmiseks ma võtaks nagu taldrikud, need on sellised tugevamad ja saab samamoodi kasti põhja panna. Samamoodi keeran mitu korda paberisse. Nii, jääb selline pakem. Paigutan kasti. Ja jätkame siis nende taldrikutega.
Kindlasti siis keera see paber hästi kohevalt sinna ümber, mitte väga vastu. Siis paber jätab sellise puhvri ja pehmenduse. Järgmiseks võtaksid siis mingisugused tugevamad tassid ja sellised klaasid. Väiksema tassi siit. Ma vahepeal näitan sulle, kuidas need asjad mul siin sees on. Olen nad paigutanud siia üksteise kõrvale ja see paber, mis kohevalt siin ümber on, jätab sellise puhvri. Ning need nõud ei puutu üksteise vastu. Ups. Jätkame siis pakkimisega. Ja nii kaua kuni siis kast on jällegi täis. Vahepeal siis veel see paber on selline nagu pehme ajalehe paber, aga see on puhas valge. Et ajalehe paberiga võib juhtuda selline asi, et kui teie nõud seisavad mõnda aega selles ajalehe paberis, siis nõudele võib selle ajalehe trükivärv külge jääda. Ilmselt muud kahju ei ole, kui lihtsalt pärast on vaja üle pesta, aga lihtsam on. Ja ajaleht ei ole tavaliselt ka nii suure lehena, nagu siis üldiselt saadaval. Kui ongi, siis on neil mingid klambrid ja asjad seal küljes. Okei, see selleks. Nii, hakkame siis jõudma selle asjaga ühele poole, et nüüd jääb siis meil need klaasid. Nagu näete, siis need klaasid on sellised suhteliselt tõhutused. Panen seetõttu siia veidi rohkem paberi. Mõned lähevad veel, kõik ei mahu siia kasti ära. Nii, see kast on siis täis, ma näitan veel korra ka, milline see sai. Nüüd asjad on siis niimoodi ilusti siin üksteise kõrval, et siis kui laod neid, siis ära üle selle piiri, mis siin
saa hästi püsti seista. Siin kasti ääres näha on, sest kui sa üle selle paned, siis autos laetakse kastid üksteise peale ning need hakkavad siin neid nõusid kokku suruma. Nende nõude peale siis samamoodi vooderdada ära need tühjad kohad paberid täis, et need nõud siin sees liikuvad. Nii, järgmine samm ongi, kui võtame aga jälle teipari. Ja sellega on üks kasti täis nõusid pakitud.